Tere tulemast vaatama meie järgmist e-agronoomi veebiseminari videot ning seekord on meil teemaks nipid ja trikid vol 2 ehk siis võtame ette järgmised 5 nippi ja trikki, mis me oleme leidnud, mis aitaksid sul e-agronoomi paremini kasutada. Esimene, millele me tähelepanu pöörame, on siis selline nipp ja trikk, mis aitab sind üleüldiselt natukene lihtsamini e-agronoomi programmis hakkama saada. Seda siis peaasjalikult iseseisvalt. Nimelt oleme me siia programmi lisanud nii mitugi videot, mis aitavad natukene lihtsamini mõista, kuidas programm on üles ehitatud ja mida täpsemalt tuleb selleks teha, et tööriistad töötaksid. Näiteks, kui me avame põlluraamatu lehe, siis põlluraamatu pealkirja juures on meil nupp nimega Alusta siit. Siia peale vajutades avaneb videoaken, kus saab vaadata siis põldude lehe ülevaate kohta õpetusvideot. Selliseid videosid on meil osadel lehtedel veel, näiteks kultuuride juures. Kui me selle avame ja võtame planeeritud saagikus, on meil siin samamoodi olemas videolink. Lisaks, kui minna näiteks koristamise juurde, on video asemel loodud näidisõppesammud. See tähendab, et programm näitab ette, mida erinevad tööriistad teevad. Siin on siis välja toodud info erinevate tükkide kohta ja edasi klikkida selgitab programm, millega täpsemalt tegemist on. Need saab rahulikult üle vaadata ja kui peaks jääma midagi segaseks, saab seda alati uuesti alustada. Samamoodi saab seda üle vaadata ka näiteks tööde tegemise juures, kus räägitakse läbi, mismoodi töötavad filtrid, et siin on veel filtrivalikuid ja kuidas täpsemalt siis töödega ümber käia. Ehk siis, kui sa oled sellises olukorras, kus sa soovid saada abi, aga näiteks e-agronoomi klienditugi on juba tööpäeva lõpetanud, siis need õpetussammud ja videod saavad sind kindlasti edasi aidata. Alati on ka moodus muidugi minna teadmiste pagasi lehele, kus on iga lehe kohta kirjutatud ka lahti, kuidas see täpsemalt töötab. Järgmine trikk ja nipp, mida ma näitan, on kuidas kultuuride lehel, siis täpsemalt põlluraamatu lehel, kultuuridele värve muuta. Ja mis need värvid üldse täpsemalt on? Millest ma räägin, on see, et kui me võtame lahti kaardivaate, siis nagu minu pildilt hetkel on näha, kuvatakse meile kaardi peal põllud ilusti värviliselt. Ja selle mõte on selles, et sa saaksid võimalikult hästi eristada, missugused kultuurid kus kohas kasvavad. Kultuuride värvilegend asub kaardi suhtes paremal ja on siia välja toodud siis iga kultuur oma nimega ning kultuuri ees on värviline kast, mis siis indikeerib või näitab, missugust värvi see kultuur siin on. Neid värve saab aga väga lihtsasti muuta. Selleks tuleb vajutada värvikasti peale ja avaneb värvipalett. Sedasi saab anda igale kultuurile võimalikult eristatava värvi, et saaks siis kiirelt peale vaadates aru, kus kohas lõpeb üks põld ja hakkab teine, kus hakkab üks kultuur ja taaskord lõpeb teine. Kui valida siia mõni värv, mis on väga sarnane, siis me näeme, et seda on keeruline eristada. Seevastu aga valides värvi, mis on koheselt eristatav, annab see meile ilusa selge ülevaate sellest, mis kultuuriga on tegemist. Järgmiseks vaatame, kuidas tööde tegemise juures leida töid erinevate ettevõtete kaupa. Ehk siis osad kasutajad e-agronoomis kasutavad ühiselt hallatud ettevõtteid. See tähendab, et mitu ettevõtet on ühe ettevõtte alla sisse kantud ja kui me oleme siin tööde tegemise lehel niimoodi, et me filtreid ei ole muutnud, siis me näeme kõiki töid siin järjest. Küll aga on võimalik tegelikult filtrite abiga eristada ka siis mitme ettevõtte põldusid. Selleks tuleb vajutada kõigepealt filtrile kõik põllud, avaneb selline aken ja siin kohe üleval on võimalik valida ettevõte. Kui ettevõte on valitud, siis avanevad ainult selle ettevõtte alla jäävad põllud. Kui võtame siit mõne sellise ettevõtte, kus on rohkem põlde, siis saab valida siit kõik põllud, ehk siis nüüd ta valib antud ettevõtte kõik põllud ja vajutada siit salvesta.
Nüüd on filter välja toonud ainult siis ühe ettevõtte põllud. Seda saab vastavalt ettevõttele valida, missuguse põllu töid sa soovid näha ja nagu siit näha, me näeme nii tehtud töid kui ka tegemata töid. Ehk siis kõik tulevad ilusti välja. Järgmise trikina jääme me siia samale lehele ja räägime nendest samadest filtritest. Ehk siis me saame siit filtritest valida välja erinevaid siis näitajaid, mille alusel otsida üles erinevaid töid. Paneme siia näiteks need valmis. Oluline on märkida ära, et kui valida mõni filter, siis et seda rakendada, tuleb vajutada nuppu Otsi töid. Me oleme siit leidnud mingisuguse töö üles, mida meil oli vaja. Läheme siit leheküljelt ära. Ja kui hiljem siia tagasi tulla, siis on need filtrid siin veel endiselt alles. Nüüd selleks, et neid ei peaks ükshaaval tühjendama, on siin olemas selline nupp nagu lähtesta kõik filtrid. Kui siia peale vajutada, siis programm tühjendab kõik filtrid ära ning sa näed absoluutselt kõiki töid, mis sa oled e-agronoomis märkinud. See on selline hea lihtne tööriist, mis ühe kliki vajutusega siis puhastab kõik filtrid ära. Järgmise 5. punktina ja seekord ka viimase punktina räägime üle, kuidas täpsemalt sõnniku infot sisestada. Ehk siis, kui sa kasutad enda põllumajapidamises loomasõnnikut, siis on seda hea kanda siia e-agronoomi sisse. Selleks tuleb minna enda nime ja ettevõtte alt siit hammasrata juurest seadete juurde ning valiku all muu on meil sõnniku andmed. Sõnniku andmete leht näeb välja selline, kui siia on juba midagi sisestatud. Kui sul ei ole ka ühtegi sõnniku andmeid sisestatud, saad sa seda teha nupult lisa oma sõnnik. Mis on aga soovitus, kui me lähme siit korra välja hetkel ja vaatame näiteks seda siis sisestust sõnniku kohta, näeme, et siia taha on kirjutatud kuupäev. Põhjus selleks on siis see, et sa saaksid kindla ülevaate selle, mis ajal on see sõnnik lisatud siia andmetesse, kuna NPK näitajad ei ole sõnnikul siis kunagi täpselt samad. Ehk siis, et ei satuks olukorda, kus kogemata saab tööle märgitud väetamiseks näiteks eelnev sõnnik, mille NPK näitajad on hoopis teised. Ehk siis tekib olukord, kus põllul on hoopis teine olukord NPK näitajatega kui e-agronoomis. Seepärast on kõige parem lisada just siia nime juurde sulgudesse kuupäev, kuna see sõnnikuproov on tehtud ja missugune see sõnnik siis täpsemalt on. Ja hiljem materjali lisades ilmub seesama sõnniku materjal just oma nime ja selle sulgudes oleva kuupäevaga. Olgugi, et siin on proovi kuupäev olemas, siis tööd lisades ei ole seda proovi kuupäeva koheselt välja näidatud. Seega soovitame panna kuupäeva siia taha. Kui neid sõnnikuid on nüüd siin palju ja see nimekiri oleks pikk, siis üks soovitus veel on mõni sõnnikutüüp, mida sa enam ei kasuta, arhiveerida. Ehk siis, kui sa klikid selle andmete nupule, avaneb sul sõnniku andmete leht ja siin all on nupp arhiveeri. Selle peale vajutades oled sa kandnud siis antud andmed arhiivi. Neid sa saad uuesti näha, kui sa vajutad näita arhiveeritud sõnnikuid ja ilmuvad siia sulgudes siis arhiveeritud. Arhiivist tagasi saad kanda täpselt tagurpidi, ehk siis vajutades dearhiveeri. Loodan, et need nipid aitavad sind ilusti edasi, et sa saad võimalikult palju iseseisvalt teha ning muidugi, kui sul tekib küsimusi või muresid, oleme me sinu jaoks oma normaalsetel aegadel kättesaadavad. Telefoninumbri leiad alati lehekülje alt ning saad ka meile kirjutada. Tänan kõiki vaatamast ja kuulamast ning kohtumiseni järgmisel korral.